Nii, siis meie paneelis, paremat sõna ei ole, veel keegi teab, mis ütleb, on nimetagem siis kogukonnakoolide või siis erakoolide esindajad. Ma tutvustan neid järjest. Heli Piisang, Tallinna Vaba Waldorfkooli direktor, Siiri Kaasik, Rocca al Mare kooli Nooremaa kooliosa juhataja. Jutelge. Marge Õunap Pärnu Vabakoolist õpetaja. Ja Marit Otsing siis üks Kaia kooli asutajatest ja hetkel ka nii juhataja kui õpetaja rollis. Nii, võib-olla nüüd istun ise ka. Kõigepealt küsin teie käest mõned küsimused ja siis vaatame, kuidas see jutt meil veereb ja siis jõuame töötubadeni ja grupi vestlusteni. Aga kõigepealt jah, et esimene küsimus on siis igale kooli esindajale selline küsimus, et mis teeb teie koolist teie kooli? Et ma natuke selgitan. Koolidel üldjuhul on kõikidel mingisugune hoone, mingisugune maja. Aga see on enamusel koolidel. Ja ilmselt ei saa öelda, et meie koolist, meie kooli ainult siis selline või teistsugune maja. Kui ma küsiks niipidi, et kui te mõtlete, et nagu midagi, kas siis sellist mittemateriaalset ja materiaalset, mingid suhted, mingid kokkulepped, mingid väärtushinnangud, mida iganes, et teie koolist nagu ära võetakse. Kui maja võetakse ära, siis ilmselt saaks teise majja minna ja mida Kaia kool on teinud ja ei kao see Kaia kool kusagile selles mõttes. Aga kui miski ära võetakse, et mis see miski on, et selle järel ei saa enam öelda, et see on see meie kool, nagu ta praegu on. Et midagi selles suunas, et mis see huvitav kuulda, kuna on väga erinevad koolide esindajad siin ees, et mis see on, mis teeb teie koolist teie kooli? Alustame siis Helist. Kõigepealt Tallinna Vaba Waldorfkool põhineb Waldorf pedagoogilistel tõekspidamistel ja siis antroposoofilisel maailma käsitlusel. Aga mis praegu teeb Tallinna Vaba Waldorfkoolist Tallinna Vaba Waldorfkooli, on need pered, kes meie juurde tulevad. Et kui meilt näiteks ära võtta õigus valida õpilasi, siis tegelikult me ei saaks rakendada neid väärtushinnanguid selliselt, nagu me praegu saame. Ja siit tuleneb ka see, et miks ma pean üldse selliseid kogukonna koole või väikeseid koole, mis tekivad väga oluliseks. Et kui ühte suurde kooli tuleb kokku hästi palju erinevaid lapsi, keda kõiki juhivad täiesti erinevad egregorid, nad on erinevate sotsiaalsete mõjutustega, siis erinevate huvide konflikt on niivõrd terav ja niivõrd ärev, et seda mingisuguste meetoditega lahendada tegelikult ei ole võimalik. Et me võime küll üritada või püüda luua selliseid enam-vähem talutavaid tingimusi õppimiseks, aga tegelikult see ei vii nagu selleni, et me saaksime maailmas rakendada neid väärtusi, mida me ise peame nagu õigeteks. Et neid väärtusi võib olla väga erinevaid, et üks väike küla või kogukond võib-olla peab oluliseks ühtesi väärtusi, teine nagu teisi. Et praegusel hetkel meie koolis näiteks on üks hästi oluline ühendav põhimõte see, et me
luba lapsi elektroonika ligidale teatud vanuse astmeni, selleks, et saaksid areneda nende kõik muud omadused, mis siis näiteks telefonis või arvutis olles areneda ei saa. Et kui me peaksime võtma vastu kõik lapsed ja need pered, kes just vastupidi hindavad väga kõrgelt seda, siis me oleksime konflikti situatsioonis ja meie kool ei oleks see, mis ta praegu on. Et need väärtushinnangud, ühised väärtushinnangud, et meil on ka iga klassi vastuvõtmisel on tund aega vestlus vanematega. Et me jõuaksime ühiste arusaamised. Ma jätan lihtsalt teistele ka aega, et see on nagu selle kõige üldisem, mis teeb meie koolist meiega. Ja ma lisan sinna juurde, et meie näiteks oma õpetajatega lähme külla neile. Aga mina siis jätkan meie kooli poole pealt, et ma ise olen Rocca al Mare koolis nüüd 16 aastat täpselt kooli loomisest peale toimetanud nii lastega kui ka õpetajatega. Mu õnn on kuidagi see olnud, et ma tegelikult olen 11. aasta selles koolis ka ema. Ja ma tegelikult ütlen, et see on mul tegelikult number 1 kõigepealt. Ja siis ma muidugi olen ka õpetaja ja siis ka kooliosa juhataja. Et see on nii lahe, et kuidas nagu mul on see iseendal see tunne selline ruumiline, et raudselt on minul ema Siiri õpetanud õpetaja Siirit ja õpetaja Siiri on õpetanud kooliosa juhatajat ja et ma nagu olen seda nagu 3-kihiliselt elanud selles koolis sellist elu. Ja me seal tõesti oleme kuidagi aastatega, mõned on meil ka olnud tõesti juba 16 aastat seal, sellised vanad, nagu me oleme juba, aga me oleme ennast mõnikord ütleme, et me oleme sõpradeks ja sugulasteks ennast seal töötanud. Ja meie kooli nagu, mida ma ise tunnen südamest, meie kooli väärtus on meie inimesed ja meie õpetajad. Sest et me ju kõik teame, et neid väikseid tüdrukuid ja poisse ei tee midagi targemaks ja ei tee mitte keegi targemaks, vaid ju nad kujunevad ja muutuvad ja ainult siis, kui nende kõrval ja ümber on keegi tark ja hea naine ja keegi tark ja hea mees. Et need väärt inimesed on nii väärt lugu, sest et see energia, kui need väärt inimesed teineteisele annavad ja teineteiselt saavad, siis võib väga suurt korda saada. Ja nii nagu meil kõigil on ju omal sees nagu omad väärtused, meil naistena ja emadena ja sõpradena ja meestel ja pereisadel ja peredel, siis me oma õpetajatega mingi aeg tagasi, aastaarvu ma ei mäleta praegu, mõtlesime, et tuleme kokku ja mõtleme, et mis siis meie kooli need väärtused on. Loomulikult kooli loomisel pandi kõik missioon paika ja kontseptsioon paika, aga mis on need väärtused? Ja see oli üks väga suur töö. Meil oli koos kooli õpetajad, punt vanemate kogust, vanemaid ja gümnaasiumi noored. Ja me terve päev vaidlesime rühmades seal, mis on need siis kõige olulisemad väärtused, mida meie seal Aadressil Vabaõhumuuseumi D8 koos tunneme ja elame. Ja siis me jõudsime õhtuks selle tulemuseni, et need, millele me tahame vajutada, on vaimsus, eetilisus ja õnnelikkus. Ja kui niimoodi, see on üks kolmnurk. Ja üks selline väiksem kolmnurk, mis tegelikult on ju ka natuke peegeldab seda sama suurt kolmnurka, ongi tegelikult kolmnurk süda, pea ja käsi. Ehk siis ju, et ükskõik, kas need väikesed inimesed või suured, kui me tunneme, et see süda tunneb, et tuleb teha nii. Pea ütleb, et mõtle, mida teed ja annab käskluse kätele, siis on tegelikult, ma arvan, kõik hästi. Meie oma õpetaja Annadega ja
ka meesõpetajatega mingit sellist kindlat metoodikat. Me ei kaldu kuhugi poole. Ja meie nii-öelda, mida võib nimetada RAM-metoodikaks, milleks iganes. Metoodika on see, et õpetaja lähtub oma iseenda isiksusest. Ta lähtub oma lastest. Sinna hulka paneb niimoodi mõni supilusikatäis Waldorfi ja mõni supilusikatäis midagi muud. Ja lihtsalt armastades ennast ja oma lapsi teed päeva ilusaks. Ja üks asi, mida me nagu viimased aastad tõesti väga peame lugu, on see elu seostamine selle päris eluga ja ainete seostamine. Et ei ole mitte kuskil meil, eks ju, maailmas, et nüüd on eesti keel ja nüüd on matemaatika ja nüüd on loodusõpetus. Et see tegelikult ju on kõik üks supp ja see supp peab olemagi kõiki neid aineid ja me vaatame seda asja, nagu, et see oleks väga seotud nagu päris eluga. Nüüd on punkt. Marge, sinu kord. Mina olen Marge ja tulen Pärnu Vabakoolist ja meie kool töötab siis ka praeguseks hetkeks 18. aasta on meil. Ja mina olen olnud seal siis ka ligi 15 aastat õpetaja. Ja kuna oleme ka mitmes koolis kolinud, siis kõik see maja valu ja kõik see nii-öelda kooli puberteedi aeg nüüd tasapisi hakkab vist ehk läbi saama. On kujunenud välja kindlad siis ka, väärtused on juba nagu algselt paigas, aga just need suunad, kõik need muud asjad, mis sinna kooli juurde käivad. Ja meie põhisuundadeks on siis loodus, inglise keel ja loovus, mis tähendaks siis seda, et kui meie koolist üks laps ära läheb, siis on ta maailmale avatud, tal on keel suus, ta on loov ja suhtub nii endasse kui loodusesse sõbralikult ja teab, mida ta teeb. Ja selleks siis on meil täiesti kindlad traditsioonid, siis läbi mille me siis seda kõike kujundame. Ja iga-aastane näiteks läbi traditsioon meil siis Nõiamäe näitus, mida siis tõesti kogu kooli õpilased siis loovad kunstiõpetaja abiga, aidates siis luuest seda kunstiteost, viies teatrisse näitusele, avada see näitus, käia seal vanematega. Et tõesti, et see osa oleks nagu kõigil olemas. Siis inglise keel ka õpivad igapäevaselt algklassid 5 päeva nädalas ja hästi palju on projektõppeid välisriikides, isegi mõni seal on vahetusõpilasena olnud. Hästi palju külalisi käib meil kogu aeg ja meie seal, nemad siin. Et tõesti see inglise keel, nii-öelda see kodunemine, nagu öeldi siin juba ühes loengus ka, et kohanemisvõime, paindlikkus, et see tõesti oleks ka praktiliselt kasutatud läbi siis nende väljundite, mis kool siis suudab pakkuda. Ja eks see keskkonnasõbralik kool, ka see on igapäevane teema, sest me oleme ka tervist edendava kooli nimekirjas nüüd ja hästi aktiivselt sellega tegelemas. Ja hästi tugevalt on nüüd siia tulnud meil juurde siis lapsevanemad. Oleme teadlikult kasutanud siis selliseid nii-öelda vahendeid laste vanemate kooli toomiseks. Ütleme, erakoolid on ikka see raha mure suur. Ja siis on seltsi juhatus on siis korraldab iga-aastast jõululaata, siis, kus osa võtavad siis praktiliselt kõik lapsevanemad erinevates valdkondades ja see loob ka sellise hästi tugeva kogukonna kooli, kes siis viibib siis ühel hetkel jõululaadal sel hetkel ühesõnaga, et hästi tore hetk on see, kus kõik naeratavad, kõik on õnnelikud ja see on ka kindlasti üks suur väärtus. Et ma praegu siinkohal annaks sõna edasi. Mina olen siis sellest kõige nooremast koolist, et meie tegutseme 2 aastat alles, et kui siin mõned on juba puberteedikud või isegi juba ülikooliealised, siis me oleme sellises
käimaõppimise eas või ütleme, 2 jala peal juba käime, aga natuke peab veel harjutama. Ja mul on nüüd hästi raske originaalne olla, sellepärast et kõik head mõtted on juba öeldud, eks ju. Et loomulikult head õpetajad on oluline vundament ja head pered on oluline vundament, aga meie kooli nimigi ütleb, et meil on veel üks selline tugev alustala, millele toetume, ehk seesama Kaia haridus. Et aga kuna Kaia haridus on pikk ja palju huvitavaid asju mahutav haridussuund, siis me oleme selle eesti keeles võtnud kokku 2 sõnasse. Loodusõpetus ja pärimuskultuur. Nii et need on meie kooli õppesuunad ja need on ka see, mida me hästi selgelt ütleme, kui uued lapsed meie kooli tulevad, et õues me käime, kindlasti lähme märjaks, mustaks, et palun arvestage. Õues käimine on üks väga oluline osa meie koolielust. Ja ongi lapsi merre kukkunud juba päris mitu korda. Nii et see lihtsalt on nii. Ja pärimuskultuur ehk siis seesama väärtuskasvatus, millele jällegi väga paljudes koolides tähelepanu pööratakse, mis on üks oluline märksõna, et panna seda last, seda kasvavat inimest mõtlema mitte ainult nii-öelda väikses mastaabis, vaid mõelda iseendast kui maailma kodanikust, kui inimesest. Ja meie selline sügav filosoofiline ilus eesmärk on kasvatada inimesi või toetada oma arengus inimesi, kes saavad hakkama iseendaga, oma pere ja sõpradega ja terve maailmaga. Et selline ennastjuhtiv rõõmus tegelane võiks siis olla see laps, kes selle kooli ükskord lõpetab. Aitäh! Et sellest lähtuvalt mul ongi tegelikult selline küsimus, mis mul tekkis praegu, järelikult on õige küsimus, et kuidas on teie koolid seotud siis nii-öelda, aga tegelikult ka nii-öelda päris eluga, et millest on väga palju juttu olnud ja millest ka rääkis Aleksei Turovski, et see nii-öelda lõhe siis koolielu ja päriselu vahel, ma ütlen ka enda kogemust näiteks, on paljudel, ma ei tea, meist ilmselt päris suur olnud, ehk et natukene võib-olla niimoodi liialdades, aga mitte väga palju, ma ütlen jälle enda kogemust põhjalt, et kui kooli ülesanne deklaratiivselt on olnud valmistada inimeste eluks ette, siis mina olen pidanud ikka nagu ise siis pärast kooli õppima, et kuidas see elu käib. Et kuidas et teie koolid on siis sellise päris eluga seotud, et ei pea vastama järjekorras, vaid nii kuidas tuleb. No, mina selle päris eluga, ma räägin küll, et päris elu on tegelikult ju see, et on lihtsalt see, kui sinu lapse õpetaja oskab märgata kõigepealt seda päris elu lugu. Et päris elu on võib olla kas või näiteks see, mu enda klassis oli ühel poisil suri koer ära. Ja tõesti täpselt koer oli tal sama vana kui tema ise. Ja ma tean, et temaga kirjutas mulle, et see poiss on, ta on üdini väga õnnetu praegu. Ja loomulikult ma ennem küsisin poisi käest, et kas me räägime sellest loost. Ja nii me klassis tegelikult rääkisime tänu sellele poisi loole väga paljust, alates surmast, koerast, leinast. Ja tegelikult tundis see poiss peale seda ennast väga palju paremini. Teised klassikaaslased olid talle toetamaks, hakkasid jagama omi asju. Et kõigepealt sa pead ära püüdma õpetajana selle õhust, mis asi on see päris elu. Päris elu on ka see, kui kukuvad lennukid alla ja sa räägidki oma lastele sellest, et mis lugu oli, miks. Ja sa ei pea õpetajana muretsema sellepärast, et nüüd jäid eesti keeles mingid lood tegemata ja matemaatikas mingi ülesanne lahendamata. Et ma arvan, et päris elu ongi see, et rääkida, arutleda. Ja mis muidugi kõige olulisem päris elu juurde minu meelest kuulub meeskonnatöö. Sest et meeskonnad me oleme peredena. Kõige olulisem meeskond on sul sinu pere, sinu töö, kollektiivid, sinu sõbrad.
et see, kuidas meeskonnatöös toimetada, kuidas arvestada, kuulata, märgata, hoolida, armastada, see on tegelikult päris elu. Ja kui sul see on nagu kombes, kui sul lapsel on see paigas, siis sinna peale laduda mingi eesti keele reegel ja korrutustabel on täiesti köki-möki. Vot mul on alati, mina ei saa sellest mõistest väga hästi aru päris elu. Sellepärast, et mulle tundub, et kogu aeg on elu päriselt. Et ei ole nagu sellist hetke, kus mänguelu on ja mänguelu on või et ma kogu aeg ju elan. Ei ole nagu no ütleme nii, et ma natuke täpsustan siis, et noh, inimene on 12 aastat koolis. Üldjuhul siis 5 päeva nädalas, mingi 5-6 tundi, ei oska kokku arvutada kiiresti, aga noh, see on tuhandeid tunde oma elust, inimene on reaalselt koolis. Nüüd, kui palju siis nendest tuhandestest tundidest annab talle midagi, mis on noh, nagu ka hiljem kasulik või seostub muu eluga. Või siis on no lihtsalt see, et noh, ma arvan, et see on ikkagi ju fakt, et noh, et väga palju ei seostu, et siis ma ei mäleta enam, kus mingist logaritme bla 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 teha, kus juures noh, ma sain 5 asjad, aga noh, ma ei tea, milleks ma neid õppisin. Et hakkama saades. Et ma saan aru su küsimuse mõttest, aga see tegelikult see vastus peitubki selles, et kui õpetajad ja kui kogu kool elab selle tunde või selle mõttega, et me kogu aeg oleme päriselt iga hetk. Et see hetk, kui et see kõik toimub päriselt, kui õpetaja ja õpilane kohtuvad, kui nad teretavad hommikul kättpidi, et algab nagu suhtlus, see kõik ongi, see toimub kõik koolis. Et koolis ei ole nii, et see mentaalne osa, see, mis nüüd tuleks nagu selgeks õppida, et see on nagu see kooli osa ja siis kõik muu, mis sellega kaasneb, et see ei ole nagu see osa. Et noh, Waldorf koolis on üldse, Steiner on juba suure töö selles suhtes ära teinud, et ta juba on loodusained ja siis ka eesti keele matemaatika tegelikult sidunud sellise maailmast arusaamise ja mitte ainult nagu mentaalse mõistmisega, vaid ka läbi siis geomeetria ja vormitunnetuse, noh, kogu maailma ruumilise mõistmisega. Et aga noh, see on üks osa. Et praegu on hästi palju erinevaid maailma kirjeldamise viise ja väga palju erinevaid grupeeringuid, kes kõik mõistavad erinevalt. Ja noh, siin ongi see, et mis teeb ühest koolist kooli, ongi see, et kui kooli väärtushinnangud ja selle päris elu, kui need kogunevad kokku, kes saavad sellest maailmast ühtemoodi aru ja siis kasvatavad oma lapsi täpselt selles vaimus. Ükskõik, kas see selle teise grupeeringu meelest on nagu õige või vale, sest siis saab laps need päriselt oma ellu kaasa võtta ja need on nagu ehtsad. Sest nende järgi elatakse, nende järgi toimitakse ja see ei ole see, mida peab nagu õppima, et maailm peaks olema selline või selline või selline või need on need head asjad. Et siis see muutubki nagu päriseks ja sellepärast on jällegi, ma ütlen, kogukonnakoolid väga olulised tulevikus ja nende juurdeteke veel olulisem. Et see on päris kohe lähme edasi, et lihtsalt see mõte, et noh, et minu päriselu definitsiooni juurde mulle tundub, et käib ka näiteks see, et kui sul on pakk tikke, et siis sa võiksid nagu metsas vähemalt lõkke üles saada, et noh, aga see on nagu minu vaade, et see noh, päriselu definitsioonid võivadki olla erinevad. Ja siis võib seda õppima metsa minna. Ja, lihtsalt mitte see, ma ei mõtle seda, et peaks metsas elama, aga et noh, et see noh, et kui seda oskust ei ole, siis nagu midagi olulist nagu oleks puudu, ma ei tea. Ma olen kõigiga teiega nõus siin juba, võiks öelda niimoodi koma ja siis võiks edasi minna. Et oma klassis ma märkasin ühel hetkel, kuidas lapsed, noh, ütleme teine klass juba, jooksevad ja õpetaja, aga mitu planeeti on? Kuule, ma kuulsin, et on ju. Tegelikult planeedi teema tuleb ju 4. klassis, eks. Ma ütlesin, et hea küll,
me teeme nüüd niimoodi, et paneme tahvlile kõik küsimused kirja. Kõik, mis teil tuleb, kõik paneme kirja. Ja siis vaatame, kui meil on natuke rohkem aega, et siis me vastame neile. Käisin isegi 9. klassi õpetaja juures, ütlesin, kuule, et kaasame 9. klassi ka, las nad tulevad seletavad. Eks mis nemad teavad sellest asjast. Et miks meie peame olema õpetama. Ja mõnikord juhtus ka nii, et järgmisel päeval tuli laps kooli, et õpetaja, ma juba sain teada. Ma ütlesin, väga super, et räägi siis. Et ja ka samamoodi võtame ja näpistame, eks ole, siit ja sealt natuke. Ja iga hommikul meil on ka koolis nagu hommikulaulmine, kus siis kõik kogunevad ja siis tavaliselt kooli juhataja siis viib seda läbi ja räägib siis kas maailma või kooli olulistest sündmustest, mis on tulemas, mis on läinud, kus keegi liigub. Ja klassis on näiteks meil ka sellised tõepingid mõnes klassis, minul on suur mööbel, mul ei mahu, aga praktiliselt korrapidajad annavad siis ülevaadet päevast ja kõik saavad sõna, mida nad on märganud eelmise õhtu või täna hommikul. Nad on märganud. Ja siis nad saavad jagada seda. Ja ütleme, kui me läheme nüüd edasi nagu kooli õppekava liinis, siis tegelikult meil on, iga aastane toimub kooli muusikal, kus võtavad osa siis jälle kogu kooli õpilased. Ja tegelikult on ju see ka päris elu. Et nad päriselt ise kirjutavad selle loo kokku, päriselt ise loovad laulud, mängivad pilli päriselt ise, õpivad seda näitlejatööd ja päriselt esinevadki teatrilaval. Et tegelikult ka otsene, selline tulevikuõpe ja kuidas 9 aastat oled laval käinud juba, eks, siis midagi sealt ikka endale kaasa juba haarab. Või see Nõiamäe näituse avamine kas või, et sa oled ise kunstnik, sa teed selle pildi, sa viid selle sinna, et see on üles pandud, sa avad selle, jälle üks osa nagu päris elust. Ja neid asju on veel, aga lihtsalt need. Õppeprogrammi kõrvale lihtsalt. Ja see päris elu ja kooli elu, et see on nagu selline tore pilt, et tavaliselt kui öelda inimestele, et joonista paberile kool, siis enamik inimesi joonistab sellise kohe esimene asi, maja, tiilkatus ja peale kirjutatud kool. Mõnikord on sambad kaugse ees, et see on selline kõige klassikalisem nagu visioon koolist, mis väga tihti silma ette tuleb. Ja nii-öelda kõige mustema stsenaariumi järgi siis me saadame kõik oma lapsed hommikul sinna kandilisse majja ja siis peale laual nad tulevad välja ja siis hakkab seal elu. Et siis on see elu, kus on kõik need, kuidas suhteid korraldada või kuidas lapsevanemaks olla, et seda kõike seal eriti teada ei saanud, et seda tuleb siis kuidagi mitteametlikult õppida vabast ajast. Aga eks see oli ka üks meie kooli loomise nagu põhjuseid, et nagu see sisemine tahtmine elu ja kooli miksida oli suur. Ja me oma kooli rütmi oleme ka selles suhtes niimoodi kujundanud, et igal kuul on oma teema ja see teema siis läbib tervet seda kuud. Nii et mis iganes me teeme, loeme, arutame või ette võtame, siis asjad on selle teemaga seotud. Või ka näiteks nädalarütm, et iga reede on siis, kui nüüd niimoodi saaks jagada, siis see päris elupäev. Et siis me ei tee nii-öelda klassikalisi akadeemilisi tunde koolis ja laua taga, vaid käime siis kas matkamas või muuseumis või metsas või mis iganes nii-öelda koolikeeles on see õppimine läbi praktilise tegevuse. Nii et seda me siis teeme. See on siis see päris elu aeg, sest kuidagi seda kooli rütmi peab jagama. Aga tegelikult seda päris elu juhtub ju kogu aeg. Oleks ainult nagu tarkust seda märgata kogu aeg, kui ta juhtub. Et meil näiteks juhtus selline asi, seesama koera surm ja kõik need teised asjad, mis siin näiteid on toodud, kuidas päris elu tuleb klassi sisse läbi laste ja siis algab see jällegi, mis koolikeeles öeldakse huvipõhine õpe, et kui laps tuleb ja tal on küsimus, et siis haara sellest kinni ja sealt hakkab lugu hargnema ja sellest saab võib-olla väga-väga õpetlik lugu. Meie koolis siis juhtus selline lugu, et ühele lapsele kingiti videokaamera ja siis ta hakkas sellega filmi tegema ja sellest kasvas välja terve filmistuudio.
nii et seal, kus täna on meil lastetuba, me eile koristasime selle stuudio ära, see oli täiesti tohuvabohu, laste selline mõnus pesa oli seal toas. Nii et kujunes välja terve rollijaotus, kes on režissöör, kes on näitlejad, kes on puutöömeister, kes toob siis puutööklassis vajalikud sildid valmis, et palume mitte segada ja vaikust ja võte ja kõik sellised olulised asjad, see kõik oli nii huvitav. Ja siis hakkasid seal juba toimuma igasugused suhteprotsessid, on ju, et kes võib minna, kes ei või sinna minna, on ju, rollijaotused hakkasid muutuma ja nii edasi, nii edasi. Nii et see stuudiolugu ei ole veel päris finaali jõudnud, ma ei oska teile tulemust rääkida, aga noh, näiteks sellised juhtumid, mis on siis sarnased selle koeralooga. Et need on kindlasti need asjad, ma arvan, mida pärast mäletatakse, kui suured ollakse. Et selline näide meie poolt. Nojah, kui õppekavast või õppemeetoditest rääkida, ma saan aru selle elu praktilisuse juures, siis Waldorf õppekavas on sees juba need näiteks vanad ametid, et käiakse vilja, nad käivad külvamas ja kingi tegemas ja nii edasi. Et need on juba õppekavas sees, kui sa mõtlesid neid praktilisi tegevusi. Seda ka, jah. Või tänapäevased praktilised tegevused, et kuidas kirjutada projekti, siis anda aru ja... Ma siinkohal täiendan just, et meil on gümnaasiumis valikained ja minu tütar muideks viimane valikaine oli teil viipekeel, mis ma praegu täiesti tema valis selle valikaine endale. Ja ma praegu jälle täitsa mõnuled ja vaatad, et see on ikkagi üks oskus juures, et näiteks. Nii, jah, saab midagi öelda. Tõmbast lõpku sisse. Et siis jälle välja hingata. Et see päris elu küsimus on... Oota, oli Siiri vaja seda öelda. Hea küsimus. Filosoofilises mõttes hästi oluline küsimus. Sest seda peab tõdema küll, et teoreetiline baas ja selline unistuste baas on hästi kaugel sellisest reaalsest ja tegelikust elust. Ja see võib olla küll see koht, et kus tuleb küsida, et kui palju me saame lastele õpetada seda päriselu või olla kogu aeg päriselu juures. Sest ma arvan, et vähemalt siin olijatest vist suurem osa ei ole paljude nähtustega, mis praegu maailmas toimuvad rahul. See tähendab seda, et tegelikult ju ei tahaks, et vihmametsasid maha võetakse. Tegelikult ju, või hea näide, SOS lastekülade toetus praegu, mis hästi populaarne kampaania. Inimestele tehakse ettepanek, et nad võivad iga kuu annetada mingisuguse väikse osa oma maksust. Väga hea mõte, aga mis sellega kaasneb? Sellega kaasneb see, et kui ma toetan seda SOS küla, siis ma toetan ka panka, sest kogu see iga maksekorralduse pealt läheb väike protsent. Ja teiseks, mis nad sulle kaasa annavad, on see sama trükitud paber, mida ma jälle ei taha. Ma ei taha, et neid puid nii palju maha võetakse, sellepärast, et see paber saaks trükitud. Et iga asjaga, iga protsessiga on kaasas nagu mingisugune pakett, mida ma tegelikult oma elus ei taha toetada. Ja tohutult raske on teha valikuid juba ainult enda elu puhul ja valida ainult need asjad, mis on tõesti need, mida mina oma eluga toetan. Et mis on jätkusuutlikud ja et ma ei peaks osalema üldse protsessides, mis minu arust hävitavad seda planeeti. Ja siis, kui me täiskasvanutena ei suuda ise kogu seda oma elu niimoodi juhtida, et me saaksime teha ainult neid valikuid, mis on ideaalsed, siis kuidas kasvatada või õpetada lapsi nii, et nende see kasvukeskkond oleks selles kõige ideaalsemas päris elu variandis, mis on siis maksimum. Et siin tuleb minu arust tulebki küsimus sisse see päriselu moment, et mis on tavakoolis hästi raske, aga mis saab võimalikuks just sellistes koolides nagu Kaia kool praegu ja uutes kogukonnakoolides, kus väga väike grupp inimesi on suutnud teha mingisuguse valiku enda jaoks, ainuõige valiku, milline nende jaoks selline terve elu on.
ja annavad seda koos edasi lastele. Et ja seal on see päris elumoment, ma arvan, kõige nagu sellise ehedam või jah, ehedam, piisab ühes sõnas. Ja sellepärast ongi kogukonna kooli vaja. Mott just võtas. Et milleks siis? Et anda edasi, et tuleviku põlvkonnad saaksid tõhusamalt rakendada neid väärtusi, elada selles tões, millest meie unistame või mis me näeme, et võiks olla õige. Et neid samm-sammult nagu edasi kanda. Et sest me kõik teame, et kui üks mingisugune taime, väärtuslik seeme visata kuhugi sellisesse kasvukeskkonda, kus ta ei saa kasvama hakata, siis ta ei hakka seal kasvama. Aga kui koguneb kokku või tekib väikenegi pinnas, me ei saa kohe eeldada, et kogu Eesti või mingisugune suur grupp muutuks või mingi reform aitaks selleks. Aga sellised väiksed kogukonnad head võtta. Jah, eks need ongi sellist avatud, ilma ühe kindla vastuseta küsimust, et ma ise, miks ma seda küsin, et ma olen Waldorf koolis siin eelmisel ja tähendab eelmisel sügisel natukene õpetanud gümnaasiumist ja õpetanud siis nii-öelda sellist projektõpet, siis nii-öelda puutumus päris eluga, et kus siis õpilased tegid oma ideedest lähtuvalt valmis taarapunkti, korjanduskasti, tõid kooli külmkapi gümnaasiumile. Või mahevõi tekkis nii-öelda jah, sööklas kööki ja siis veel pandi alus nagu või liiguti edasi sellise võrguplatsi renoveerimisega. Et see nagu üks pool, teine siis ma õpetasin ka bioloogiat, see on just nüüd hiljuti. Ja siis minus endast tekkis nüüd küsimust, et nii-öelda nende tegevust projektiõppega, et ma nagu nägin, et oli võimalik, see tehti gruppides, et kuidagi nagu valdav enamus klassist nagu oli nagu asja juures, nagu kohe ikkagi tahtsid teha ja kogesid seal tõusu ja mõõne ja kõike seda. Aga bioloogiaga, tekivad küsimust, ma olen ise bioloogiat õppinud ülikoolis, et kas siis peab tänapäeval täiskasvanud inimene teadma, kuidas DNA toimib või mitte, nagu ühtepidi on oluline, elementaarne, isegi teistpidi, kui ta ei tea, mis siis juhtub, ei juhtu ka midagi, kui ta on vaja, siis ta ilmselt uurib selle järgi. Et nagu sellised küsimused tekkisid minul isiklikult. Kõige suuremad küsimused tekivad need alati ajaloos ja ajaloos inimese õpetuses ja astronoomias ka. Et praegu on ju kõige teravam küsimus see, et kas siis maakera on ümmargune või ei ole. Minu arust on väga tore, et neid küsimusi on. Sellepärast, et see on jälle, see ju ergastab kõike ju, paneb ju käima mingisugused protsessid, mida sa võib-olla ammu tead, aga eks. Jälle üle vaatama neid asju, kontrollima, vaatama. Et minu arust ongi see tore, et kõik ei ole ära lahendatud veel ja jättage küsimus õhku, et täna oleme meie sellises seisundis, meie ei saa seda võib-olla muuta või ei näe või meil ei ole jõudu või mis iganes. Aga see on teie põlvkonna ülesanne. Mina viskan vahel juba niimoodi klassi ette, aga see on teie põlvkonna, teie tulete meile järgi. Tehke ära. Aga selleks peate juba mõtlema täna. Täna on juba vaja mõelda selle peale. Ja niimoodi nad kasvavad kogu aeg, et vaat see innustamine ja kõik see jookseb ju läbi tegelikult. Läbi aastate. Minu jaoks on olnud see mõte alati kuidagi küsimus on selle koha peal, et kuidas see jätkusuutlik elu siis, et kui me tahame siin ökokogukondlikke selle maailmavaate nagu põhja, siis jõuda sinna, et nagu inimene, kes koolist välja tuleb, eks ju, et ta siis ei hakka nagu A-st peale, et kuidas siis valida mingisuguseid toitu, riideid, transporti, kuidas elada nii, et elektrit liiga palju ei kulu või kuidas saada siis taastuvaid energiaid kasutada, kuidas oma rämpsust mõistlikult lahti saada, kuidas hoida enda tervist, kuidas suhelda oma kogukonna liikmetega elutervelt. Et need küsimused ei oleks siis nagu alles avastused, et kuidas ma selle kõigega peale hakkan,
vaid et ütleme, et seal 9. klassi lõpus inimene on seda kõike 9 aasta jooksul väga palju igatepidi kanti kogenud ja läbi elanud ja õppinud ja teistele õpetanud. Ja praegu mul endal tuleb siin paar näidet meelde. Üks näide oli selline, et Toomase eal juhendamisel ja koos Waldorf kooli gümnaasiumi õpilastega läks siis meie Kaia kooli klass metsa. See mets oli küll Stroomi mets, need puud on seal kõike näinud, eks ole, aga siiski meretuuled, koerad, loodus, varesed, kõik see on seal olemas. Ja meie 1., 2. ja 3. klassi lapsed täieliku innu ja pühendumisega läksid nende puudega rääkima. Ja kõige toredam oli see, et kui nad pärast selles ringis avasid siis seda, mida need puud olid nendega suhelnud, siis see oli täiesti selge, et need lapsed on valmis loodusega päriselt kontakti võtma ja päriselt suhtlema. Nad ei vaja selleks mingit ürgmetsa vaikust või vihmametsa puud, nad lähevad selle sama Stroomi männi juurde ja nad suhtlevad. Ja selline põlvkond on täna siin, selline seltskond on täna olemas siin planeedil. Nüüd on küsimus, et kuidas me siis koos edasi läheme. Jah, ja kusjuures siis Waldorf kooli gümnasistid päris mitu pärast nagu tõesti nagu ütlesid, et aitäh õpetajad, see on väga tore tund, et nad nagu andsid edasi siis oma oskusi mingid, mis ma olin neile õpetanud siis Kaia kooli väikestele, nii et igal väikesel oli oma suur õpetaja Stroomi metsas. Nüüd on siis teada, kus koolis need puude kallistajad. Meil on villenused. No selge, kas on veel üks küsimus praegu panelistidele, siis teeme tööd, jah? Jah, ma arvan, et kindlasti on kõik sellega nõud, et kõik inimesed ja lapsed ja noored on kõik võrdsed, aga kahjuks ühiskonnas on ikkagi sellised, kellel ei ole nagu päris võrdsed võimalused. Et ma tahtsin küsida, kas ja kuidas teie kool panustab sellele, et näiteks puudega lapsed või noored või immigrantide perest pärit lapsed või noored või vaesete peredes lapsed või noored saavad ka osa sellisest olevas alternatiiv. Meil on praegu nii, et meil on näiteks ühes klassis on autistpoiss, kellel on oma tugiisik ja nii nemad siis kahekesi toimetavad kord klassist väljas, kord klassis sees, kord peavad seal kahekesi vaidlusi ja diskussioone, et meil on küll niimoodi. Ja meie koolis on võimalik stipendiaadid on, kellel ei pea õppemaksu maksma. Meil on üks liitpuudega laps ja mõned autistlikud, aga me viimasel ajal tegelikult väldime nende juurdevõtmist, sellepärast et meil hetkel puuduvad väga head spetsialistid. Kuna meil on Waldorf kool, siis me ei taha ka rakendada teisi meetodeid ja Waldorf eripedagoogikat praegu inimesed alles õpivad. Et see on natukene spetsiifilisem teema kui selline tavaline eripedagoogika. Aga meil on ka selles suhtes on 0 õppemaksuga on üks pere ja siis on õppemaksusoodustused. Tegelikult on ju nii, et mida aasta edasi, seda rohkem tuleb neid õrnematest õrnemaid lapsi, kes tegelikult on kõik väga paljud erilisemad, et ainult autist, see on neil nagu neid muude sündroomidega on nii palju, et jätka. Kasutaks lihtsalt siinkohal võimalust ja kutsuks jälle kedagi üles. Meil ei ole Eestis mitte ühtegi füsioterapeuti, kes suudaks ravida düsleksiat ja dysgraafiat, mida on viimasel ajal päris palju läbi füsioteraapia, sest tegelikult logopeediline abi ei aita. See lihtsalt vägistab keelekeskust. Aga maailmas on päris palju häid füsioteraapilisi meetodeid, kuna teadupoolest düsleksia algab ju sellest roomamise momendist, kui üks ajupoolkera siis ehitab teise vahel silda. Et kui ta roomab üks käsi ja teine jalg, siis 2 ajupoolkera vaheline sild nagu ehitub. Ja kui näiteks see laps on väga palju turvatoolis,
ja roomab pähe sel perioodil, siis on suht tõenäoline, et tal on see düsleksia või dysgraafia kalduvus. Aga seda on füsioteraapiaga niivõrd efektne ravida ja Eestis ei ole mitte ühtegi praeguse seisuga, kes oskaks seda. Et keegi tunneb, siis hoidkem kokku. Ja siis õppige, minge ja õppige või siis paluge oma tuttavaid füsioterapeute, nad läheksid ja õpiksid seda. Mis vanuseks see siis aitab? Põhimõtteliselt see aitab ka, kuigi palju see aitab ka kuni täisealiseks saamiseni ja täisealist ka. Sellepärast, et need harjutused on koordinatsiooniharjutused. Ja nii või teisiti kõik koordinatsiooniharjutused on seotud aju tegevusega, 2 ajupulgra vahelise tegevusega. Ja ma tean, et maailmas on väga häid tulemusi. Marit, tahate vastata? Jah, meie koolis ka, meil oli üks ratastoolis poiss, aga temaga oli ka meil järjest raskem, sest ta muutus järjest raskemaks ja meil selliseid tingimusi, et ratastooli üles tuua, tõsta iga hommiku, iga õhtu alla. Et see muutus meile üle jõu käivaks. Nii et me tegelikult suunasime ta Haapsallu, kus ta on tegelikult väga rahul, nii et kuigi algul me kartsime seda rohkem. Ja meil on ka sellest õppemaksu soodustused, on ka need, kes üldse ei maksa, eriti kui seal 4. laps käib koolis. Ja kui on näiteks lapsel probleeme teatrisse minekuga, ühiste väljasõitudega, siis ikkagi kooli kogukond tavaliselt leiab selle lahenduse. Kas siis klassipõhiselt makstakse natuke pisut juurde või siis kooli rahakassast tuleb nii-öelda see raha. Ja me kasutame ka seda fondi, et klassis, kui on jõukamad vanemad, siis nad on moodustanud sellise fondi, et kui on väljasõidud ja need, kellel ei ole võimalik, siis võetakse sealt fondist see raha, et see on käsult levinud süsteem vist paljudes koolides. Ja, meie kool on alles nii noor, et me oleme endale lubanud, et me kõigepealt paneme 2 jalga kõvasti vastu maad ja siis tulevikus tõenäoliselt tahaksime ikkagi teha ka väike klasse erivajadustega lastele. Aga nüüd on ikka kuidagi nii juhtunud, et üks kooliga kohanev poiss meil ikkagi ka on, kes järgmisel aastal valmistub kooli minema ja siis koos eraõpetajaga on siin osadel päevadel nädalas meie juures niimoodi koolieluga harjumas. Nii et niimoodi oma väikeste võimaluste piires me katsume midagi toeks olla sellele, nendele lastele. Kas ma võin lisada? Et praegu te kõik teate, et see erakoolide rahastamise teema on hästi kriitiline. Et siit minu arust riik võiks liikuda selles suunas, et tegelikult kõikidel koolidel oleks täiesti võrdne see portfellipõhine rahastus, et koolid üldse ei eristuks oma vormi poolest, et ei oleks erakoole ja munitsipaalkoole, vaid et riik hoolitseks kõikide laste eest täpselt ühtemoodi. Ja siis saaksid vanemad valida koolid selle sisu järgi, et koolid saaksid eristuda sisu järgi. Kui me hakkaks kirjutama praegu alternatiivkooliseadust ja pigem ja kaotaks tulevikus ära selle erakooliseaduse, siis ma arvan, et see pilt läheks nagu rikkamaks, kui ta praegu on. Sest laps on juhus. Ja väga hea, et sinna jõudsid, et ma käigu pealt tegelikult natuke muudan päevakoha, et lõpetame selle paneeli varsti ära ja siis grupivestlused koolikaupa pluss siis pühamuigad. Aga enne seda, et tõepoolest, et kas teie tahate ka midagi lisada selle teema osas, mida Eli tõstatas? Jah, et laps on laps ja pere on pere. See on tõesti kummaline, see on tõesti väga kummaline. Ma ikka jätkuvalt imestan selle üle, kui aeg-ajalt ma kuulen sellist suhtumist, teie olete ju erakoolid, mis teil viga? Või et mis teie peate saama või mis mõttes, et kuidas üldse saab nagu püstitada sellist küsimust, et tõesti, et kui laps on laps, on ju, et kui kõik on ühtemoodi lapsed, kui tänavapool keegi teeb mingit pättust või midagi juhtub temaga, kas ma jätan sellepärast temaga tegelema, et ta minu kooli territooriumil on võõras laps? Ma ei jäta ju, ma tegelen temaga. Et kuidagi see maailmapilti nagu peaks proovima muuta, et kuidagi kõiki võrdsustatakse
nagu võrdselt. jah, et see on see küsimus, mis hommikul ka tõusis Kristi Vinteri loengus, vähemalt minu jaoks, et no kus see sild siis on riigi ja meie vahel, on ju, et seesama riik ja Emil siin vist ütles hommikul, et meie ise olemegi ju riik. Kui me ise oleme riik, siis jagame võrdselt ja suhtume võrdselt kõigisse. Ärme sikuta seda rahakotti kuidagi niimoodi väikluselt. Aga no ilmselgelt meie siin ei saa täna õhtul neid teemasid ära otsustada. See on nagu selline kirves, mis praegu õhus ripub, et me siis vaatame, kuhu ta langeb ja küllap me siis mingisugused plaanid B, C ja D välja mõtleme koos erakoolidega. Ja see kogu see möll on ju tegelikult ühendanud kõik. Nii et ega tegelikult on see ikka millekski vajalik ka. Tänada Jürgen Ligit. Loodab, et ikka positiivselt läheb see asi. Saadame tänukirjad. Hästi. Kas on üks küsimus veel või mõte? Me kokku tõmbame selle osa. Praegu ei ole, siis ma pakun auväärt panelistidele võimalust lõppsõnaks, et öelda midagi hetkel seda, mis on südamel, mis on olulist. Tohib, ma alustan. Mul on väga aktuaalne teema südamel selles mõttes, et meil on siin saalis Ahto Kaasik. Kas ta ikka on? Kas ta ikka on? No just hetk tagasi oli ja tema hakkaks meie hiite töötoas rääkima hiitest, aga ta läheb buss, kuna me oleme graafikuga nii maas, et kes on hiie huvilised, siis kui meil see paneel nüüd siin ära lõpeb, siis Ahto alustab kohe siin toas. Siin toas? Siin toas tal on seda ekraani vaja. Aha, selge. Et mul oli see hetkel kõige suurem asi südam. Mis kell ta läheb buss? 3:09. Selge. Mina ka mõtlesin, minul on ka üks asi, ei osa öelda südame, see käib kogu selle eluga kaasas. Et kui mina olen õpetaja ja kui minu eesmärk on olla parem õpetaja või sõber või kaaslane või ma ei tea, kes iganes seal klassi ees, siis ma näen ja otsin ja tajun neid protsesse, ma vaatan neid lapsi, ma vaatan, kuhu ma pean minema, mida ma pean tegema, mis oleks kasulik. Sa hakkad neid tajuma hoopis teise pilgu läbi ja vahel mulle tundub, et hariduses ma nagu, kõigil läheb nii kaua aega, et nad ükskord sinna jõuavad. Et mul on nagu selles mõttes hästi hea, et mul on väike kool, kus tõesti ma tunnen, et ma tahan seda teha. Ma tahan võtta 5. klassi praegu appi 2. klassi tundi. Ma saan seda teha. Tõesti saan seda teha. Ma ei kujuta ette, kui see oleks suur kool. Aga see on ühest küljest ka kui lastele kogemuse andmisega, teisest küljest on see minu õppimine, minu kogemus samamoodi. Ja mul on äärmiselt õnnelik, et tegelikult on selline võimalus olemas kasvada ise selles keskkonnas. Olles siis üheaegselt õpetaja, õpilane ja vanasti olin ka lapsevanem, aga mõista ka kõiki neid vanemaid, olles ise olnud see lapsevanem. Et jõudu meile kõigile, kes tunnevad, et see riik tõesti algabki sinu enese seest, siit samast. Mina olen tänulik lihtsalt, et kõigepealt meid kutsuti siia, siia oli nii tore, et tuleb välja, et sinul on suhe meie kooliga, meie Margega kunagi saime kokku. Ja siis soovime oma õpetajannadega Waldorfi kooli minna, siis ma olen Heliga paar nädalat tagasi kirjutanud. Ja et nagu selline tunne, et nagu mingi ühe pundi inimesed või ühe nagu sellise usuga inimesed ikkagi nagu saavadki kokku. Et see on nagu lahe, et nagu iseenesest lähevad ja loomulikku teed lähevad. Et selline loomulik minemine on ilus. Et aitäh teile. Ma tahaks Toomast tänada. Et kõigepealt nende tundide eest, mis ta Waldorfis on läbi viinud, et gümnasistid on väga-väga tänulikud ja just tänu sellistele inimestele või tänu nendele inimestele, millest ka väga palju juttu olnud, tegelikult see päris elu algabki. Ja tänulikkusest ka muidugi, mis on küllusallikas.
et aitäh teile kõigile päriselus. Siin ja praegu. jah, just. Mott. Igal juhul mina tänan ka teid kõiki ja üks järeldus on minu arust see, et meid ei olegi nii vähe. Et nii-öelda leiame üksteist siin pidevalt juurde, tekivad uued ühendused ja et kui meid on heas mõttes juba ikkagi oma jagu, et siis saame edasi minna üksteist toetada, hoolimata sellest, mis tormid ja tuuled siis puhuvad parajasti. Aga aitäh!